Miks sa selle raamatu kirjutasid? Jah, muidugi kena küsimus, aga ma ei ole kunagi mõelnud niimoodi, et miks ma mõnda luuleraamatut kirjutan. Ma lihtsalt kirjutan luuletusi ja need kogunevad. Ja kui on mingi aeg on möödunud, siis ma vaatan, kas neid on nii palju, et juba mingisse kogusse saaks ja siis ma hakkan vaatama, kas nad annaksid välja sellise luuleraamatu. Ega luuleraamat ei pea olema nii väga tervik sugugi, vaid on tähtis, et seal oleks võimalikult palju häid luuletusi. Minu arvates on niimoodi ja iga luuletus on individuaalsus, nii et ma kardan küll, et siis väga ühtlaselt terviklikud ja mingisuguse teemaga kogu aeg, et need raamatud on igavad. Ja see raamat on eriline selles mõttes, et siin on tegelikult esimene luuletus, avaluuletus on 20 aastat tagasi kirjutatud. Jah, ma olin Ameerikas, siis ma koostasin Ameerika luuleantoloogiat, eestikeelset. Ja ma ei tea, miks tookord ma kirjutasin terve tsükli, mille pealkiri isegi oli Luuletaja New Yorgis, matkides Garcia Lorcat, ja see on ammu ilmunud, aga miks see maha jäi? Igal juhul ma nüüd vaatasin palju hiljem, et see on päris ilus luuletus ja alustasin sellega. Ja viimane luuletus on kirjutatud 1923. aastal, see on siis 23. aasta suvel, juunis Ventspilsi loomemajas. Ja see ja see raamat ise sai kokku pandud Türgi loomemajas Gölyazi väikses Kaluri külas on neil selline üks nende loomemajades seal Bursa lähistel, aga mitte ka päris lähedal, nii et seal olin ligi kuu ja sellega see oligi ja ma võtsin selle sihi, et nüüd ma muuga enam ei tegele ja ma tegelen just oma luulega ja panen kokku, valin sealt, jätsin välja päris palju igasuguseid sealt, mis mul arvutifailis olid, päris palju, aga sellest hoolimata see raamat on üks kõige mahukamaid. Nii et see on ikkagi päris palju luuletusi, ma ei ole täpselt lugenud, kui palju. Ja see on mul kokku, lugesin, et see on nüüd 12. luuleraamat. Aga kõik on jah, igaüks on oma nägu ja on teatud teemad, mis kindlasti viimastel aegadel jätkuvad ja siin on see unenäo nägevused, neid on palju on ja nii edasi. Et jah, ma olen väga rahul selle raamatuga, siin on kirjastuse Ilmamaa, suurim tänu kaanele sai minu tütre Laura maali fragment siin, mis on ilus ja ka mind liigutas see, et tagakaanele on kirjastuse Ilmamaa luuletundlikud toimetajad valinud omal algatusel ühe väikese luuletuse, mis jah, ma arvan küll, et see sobib väga hästi siia kaanele. Nii et olen igati rahul selle raamatuga. Sageli inimesed ütlevad, et ma ei saa luulest aru, et see on nagu nii keeruline ja see on niši asi ja keegi on nimetanud seda luulekrambiks. Et on sinul soovitusi, et kuidas sellest luulekrambist üle saada ja kuidas luulele niimoodi läheneda, et ta seda pelgust ei tekita? No paraku ma väga rõõmustada ei saa selle vastusega. Minu arvates on lihtsalt, see on nii nagu inimesele antud on. Ja noh, ma olen natuke skeptiline. Ma ei usu eriti, et luule meil saaks niisuguseks. Noh, praegusel hetkel võib-olla jah, siin Juha Liivi luuleauhind ja on palju sellest on ja siis ka, kes tulevad kirjandusse, siis vaatavad, et luuletajad on ikka erilise au sees ja katsuvad ka otse teel minna luule poole. Aga mitte igaühele luule siiski ei sobi. Ma arvan, et võib-olla parem on kui mõnedki nende hulgast, kes on iga hinna eest katsuvad luuletajana silma paista, et võib-olla selle asemel siiski jääksid proosa juurde või siis kriitika juurde või see, mis neile rohkem võib-olla sobib. Ja seega luule on ikka päris haruldane asi, niisugune hea luule, sest et see ei ole küsimus ainult keeles, nagu mõnikord arvatakse, vaid küsimus on algupärases kujundis. Kui see kujundis tärkab, tekib kusagilt
ega ükski ei saa seda ette planeerida, mina ka ei saa planeerida, keegi ei saa. Ja vot see ongi see asi, miks jah, luule ei ole tavaline ja võib-olla jah pettumusi, aga luulest arusaamist võiks arendada ja noh, selleks ongi ülikooli kirjandusõpetus, mis peaks õpetama seda, et kuidas luulet mõista ja aru saada seda ja omakorda need, kes siis ka koolidesse lähevad õpetama kirjandust, et ka need siis katsuksid lastele lähendada või kui mitte kõike, mitte siis vähemalt see, mis aeg on siiski selgitanud ja Eesti luules on ju seda, mis on midagi väärt, nii et siin ei ole vähimatki kahtlust, siin on see, mis ei ole ainult meie oma, vaid mis on juba laiemale levinud ja on seda tunnustatud, nii et seda võiks üle kõige ka katsuda siis nende noorimatele, kui luulet nad ja siis selgitada, et kui ei saa aru, siis miks siis see niimoodi on, miks siin ja seal kusagil niimoodi on. Et luule on jah niisugune, et mina saan nii palju igasuguseid, mul on nii palju kontakte igasuguste luuletajatega üle maailma ja saan igasuguseid pakkumisi ja soove, et neid tõlgitaks, aga ma ei saa igaühte tõlkida, ma tõlgin neid, kelle luule mulle meeldib ja ma eelistan seda, et ma ise saaksin valida seda, mida ma tõlgin. Ma ei taha, raha pärast ma ei tõlgi, nii et see on armastuse pärast ainult. Lisaks sellele sa oled kirjandusteadlane. Mis teemad need on, mida peaks uurima, mis vajaksid uurimist veel kirjandusteaduses täna? No kirjandusteadus on nüüd niivõrd lai, aga ma üldiselt mõtlen jah seda, et võt ongi täpselt samal põhjusel, et kuna luule tundub olevat midagi nii erilist ja et ei saada sellest ka aru, siis on suurem osa kirjandusteadust, mis tegeleb üldse veel praktilise kirjandusega, nii palju kui seda on, kõik on suundunud ikkagi proosa juurde ja romaani juurde ja narratoloogia ja see on arenenud igasuguste ülimate peensusteni, aga tegelikult on luule tähendus iga rahva vaimses olemises ja loomuslikus kultuuris on väga suur, nii et see on väga suur ja see võibki aidata natuke mingisuguse ehtsuse juurde, kui ikkagi vähemalt luulega mingil määral ikka tegeldakse ja no on siis Eesti ka ei või lausa kõrvale jääda, igal pool on luuletajad olnud au sees ja on siiamaani au sees ja no Eestis on võib-olla isegi jah, suhteliselt tagasihoidlik see luule osa, aga no on siiski olemas Juhan Liivi luuleauhind ja praegu on jah, hiljuti alles sai algatatud seal midagi ülikooli ajakirjas ka luule lähendamist, võimalikku lähendamist ja äratamist niimoodi selle unustusest seda, mis on väärtuslikku luulet on loodud, nii et ma olen sellega ka natuke seotud viimasel ajal, nii et on viimane ülikooli ajakirja number on Gustav Suitsu, näiteks luuletus Õnnesoov Tartu Ülikoolile selle asutamise avaaktusel ja see on seda paljud inimesed ei tunne üldse, see on suurepärane luuletus. See on suurepärane luuletus, nad ei teagi seda, et see olemas on, sest nõukogude perioodi seda ei avaldatud. Ja enamikul inimestel on Gustav Suits on olemas nõukogude väljaannetes, aegsetes väljaannetes. Välismaal oli ja vabandust, ma lähen liiga pikali, nii küsige aga edasi. Aga rääkides suurepärastest kogudest ja suurepärastest tekstidest, loe midagi ette ka oma raamatust. Ma ei tea, kui suurepärased, aga igal juhul jah, ma arvan, et ma häbenema siin ei pea midagi, kõik on niisugused, mis on ütleme, on ikkagi jah, talutavalt jalutavad niimoodi. Niisiis jah, see kogu viimane luuletus on kiri Kuramaalt, see on siis Ventspilis kirjutatud.
kuigi seal ma tegelesin tegelikult õieti seal oma loomemälestustega peamiselt ja ka siin lõpus ikka kirjutasin, et ikka kui ma juba luuletaja olen, siis sealt ikka peab ka üks luuletus olema. Sel sõja-aastal viibin linnas, mis on täis lehmi. Jah, nimelt lehmi, mitte tõupulle nagu Hispaania, mitte Lenini ega Karl Marxi peakesi püste, vaid terve linn on täis lehmi. Mõned väiksed vasikad alles, teised 5 mehe kõrgused, vägevad udarad kõhu all, ühe külgedele kleebitud sildid kõigi sadamate nimedega, kuhu Venta jõe suudmest on väljunud laevad, maailma meredele kandma Balti mere läkitust uuest renessansist, mis ei tärka ja puhka õitsel üksnes Vahemere ääres, see, millest unistas Tartu ja Riia vahel rännates Kristjan Jaak Peterson, kõige väiksemategi keelte ja rahvaste taassünnist pärast kõikide sõdade räppa ja raipeid, nuttu ja ulgu ja kõrgete laibamägede tipus naerde hirnuvaid türanne ja maniakke, omavahel hooramise sigitisi ja lutikaid, nagu too, kes praegu roinab ringi ja end peidab Kremli seinapragude salakeldrite lugematuis punkreis. Siinsamas seisab üks lehm kõrgel pjedestaalil, ta on vasest, ta nimi on Venta, see on Balti mere rannal jõe nimi ja naise nimi ja teine temast veel palju suurem ja kõrgem, kel polegi nime, sest on tehtud terve ilma lilleõitest.